Tere hommikust! Täna on laupäev, 12. aprill ja mõtlesin, et ma võtan teid tänasesse päeva endaga kaasa, kuna mul on täna päris mitu asja plaanis. No esialgu muidugi söön ja teen ühe töökanvas ära, aga pärast ma mõtlesin, et ma tõmban endale ChatGPT tasulise versiooni või ostan selle ja asun seda seadistama ja võib-olla näitan teile ka siis, mis teemasid ma seal niimoodi kirja panen ja mismoodi ma neid seadistan. Et see on mul endale ka põnev, ma veel täpselt ei tea, aga eks see siis näha ole. Ja siis teiseks mul on plaan hakata oma riidekappe sorteerima. Sest mul on hästi palju riided sinna kogunenud, mis kas on suured või on väiksed või on vanad, katkised, kulunud, võib-olla uued, ühesõnaga kõik tuleb ära sorteerida. Mul ei mahu enam asjad kappi ära muidu. Ja võib-olla siis natuke näitan seda ja võib-olla räägin muid jutte ka. Eks see siis näha ole. Aga ma praegu teen omale söögi valmis ja alustame päevaga. Ma otsustasin endale teha magusaid pannkooke. Leidsin ühe valgupulbri, kus on küll süsivesikud sees, aga ma võtsin palju väiksem koguse ja panin steeviat juurde ja kodujuustu ja ohukoort ja muna. Ja ületavalt hea tuli. Ma mõtlesin, et ma võib-olla panen natukene steeviat, raputan peale, et mingit krõmpsuvat tekstuuri juurde saada, sest et mingit moosi asja mul ei ole. Sõbralikku praegu. Nii et vaatame, kuidas steeviaga on. Siin steeviat natuke. Proovime niimoodi. Jätavad teha niimoodi steeviaga. Et ilma oli ka päris hea, aga steev annab mingi tekstuuri juurde. Mulle alati mingid tekstuurid meeldivad. Ma tahan ka pannkooke. Saad ühte saada? Mida? Tahad ühe endale saada? Jah. Kas ma võin sind filmida? Jaa. Oota nüüd. Kas sa tahad steeviat ka peale saada või? Mida? Kas sa tahad steevia suhkrut ka peale saada või? Mida? Tahad niisama proovida? Jah. No võta mingi pise. Proovi, kas meeldib. Mõtsis või? See on hästi. Karl soovis ka pannkooke, nii et ma teen talle lihtsalt valgupulbriga pannkooke.
no nii, ma nüüd lõpuks sain oma arvutitööd tehtud tõenäoliselt. Ma ootan veel selle Canva töö osas kinnitust, et võib-olla peab midagi veel tegema, ühesõnaga see selgub nüüd mingi aja pärast, aga praegu ma tegin veel oma YouTube'i video ka, panin renderdama selle, mis nüüd siis sellest eelnev video, mis üles läheb. Et panin selle ka renderdama, et siis saab ilusti pühapäeva hommikuks üles selle. Aga ma arvan, et ma nüüd natukene koristan, ma pean voodi ära tegema ja siis ma hakkan juba riideid sorteerima. Ei, tegelikult ma tahan ennem selle ChatGPT-ga tegeleda, sest et see on põnevam. Ühesõnaga, ma olen juba aastaid, ma ei tea, millal see suuremaks teemaks läks, see ChatGPT, mingi aasta-kaks tagasi või rohkem juba, ei ole vist, ma ei tea. Igatahes siis ma juba hakkasin seda ChatGPT-t kasutama, aga seda tasuta versiooni. Ja kuna ma teen seda sotsiaalmeediat hästi palju, siis seal on nagu retsilt palju, aitab ideid genereerida, mingeid oma mõtteid sõnadesse panna, et vahel on see, et sul on nagu hullult hea idee, aga sa ei oska nagu sõnastada, siis see ChatGPT nagu aitab väga hästi. Pluss näiteks toitumise juures on väga palju abiks, ma ei tea, kas või trenni, mindseti, mis iganes, nagu reaalselt ma kasutan iga päev seda. Aga jube tüütu on igapäevaselt uuesti kirjutada, kes ma olen, mis minu lugu on, millega ma tegelen, et ta suudaks selle pealt siis mulle vastata. Ehk siis ma olen nüüd siin mitmeid kuid seda edasi lükanud, aga ma mõtlen, et see lihtsustab minu tööd ja see nagu, ma arvan, et see ajavõit tuleb päris suur, et kui ma selle tasulise ostan. Et jah, see maksab vist äkki mingi 20 €, kui ma ei eksi, kuu. Aga ma ei tea, ma arvan, et kui see mu töö nagu nii palju lihtsamaks teeb, siis see on seda väärt, sest et seal tasulises versioonis ma saan nii-öelda ette panna reeglid, ehk siis ütlen ära, mismoodi ta peab mulle vastama, mis on see algne info, mille pealt ta üldse mulle vastama hakkab. Et ma ei pea iga kord seda infot nagu uuesti talle kirjutama, uuesti. Et tal on see mingi algne info olemas ja ma saan sinna teha veel eriteemad, ehk siis ala toitumine on ühe teema all, kõik devili teemad on teise teema all. Et selles mõttes jah, ma arvan, et see on kasuks. Kui ei ole, siis ma saan muidugi alati selle canceldada, aga Rutsil on ka see tasuline versioon ja tema igatahes kiidab, nii et jah, ma siis teen ka selle ostu ära ja loodan, et see siis päriselt on mul abiks ka. Aga ma pean nüüd uurima, kuidas ja mismoodi see ostmine käib, sest ma ei ole veel seda ise teinud. Nii, ma nüüd läksin siia ChatGPT lehele. Vaatame, kas siin on see mingi upgrade plan äkki siit. Okei. Nii. Siin on mingi 2 eri versiooni. Pluss ja Pro. No Pro on nagu reaalselt ongi 230 € kuu või? Joh, ei tea. No igatahes tuleb see pluss. Okei, vaatame. Okei, ma täidan need lahtrid ära ja räägime siis hiljem edasi, mis siin teha saab. Nii, ma sain nüüd selle pluss versiooni endale siin alla laetud või makstud nii-öelda. Aga kuna mul pole õrna aimugi, ma ei ole selle kohta väga ise uurinud, siis ma mõtlesin, et äkki ma küsin ChatGPT-t endalt, et mismoodi ma siin nüüd teha saan, kuidas oleks kõige efektiivsem. Ja siis äkki ta annab mulle ise täpselt juhised, kuidas seda seadistada nüüd. Nii, ma nüüd täiesti suvaliselt panin oma ideed kirja järjest nii, kuidas tuli, suvalise sõnastusega. Ma kirjutasin, et ma just ostsin omale ChatGPT pluss versiooni
kuna ma olen sisulooja ja üleüldse tegus inimene, vajaksin endal nii-öelda lisatööjõudu, kes mind vajadusel aitaks. Teemad oleks minu bränd, mul on eri teemad seal, näiteks Instagram story'd, postitused, koduleht, YouTube, blogi ja muud sellist. Ma ei tea, kas need peaks ka eri teemade alla lahterdama või mitte. Sina ütle, kuidas oleks mõistlikum. Siis toitumine, keto, vahel ka tavatoitumine, jõusaal ja personaaltreener ja muud sellist, mindset, kui ise ei suuda ennast motiveerida, vajan, et keegi teeks seda minu eest. Muud igapäevased lollid küsimused ja muud sellist. Kuidas oleks mul kõige mõistlikum nüüd see ChatGPT enda jaoks üles seadistada, et ma saaksin siit kõige suurema kasu. Et mul oleks iga teema kohta alginfo juba siin süsteemis kirjas ja ei peaks iga kord uuesti kõik vajalikku infot kirjutama. Nii, et mul oli paar viga, siis ma parandan need ära. Nii, ja vaatame, mis ta mulle siis esimese hooga siin vastab ja siis eks saab täpsustada. Päris hea. Üldine strateegia. Mõistlik oleks teemad loogilisteks kategooriateks jagada, aga mitte liiga peeneks, et asi keeruliseks ei läheks. Iga teema alla võime panna ka alamkategooriad, näiteks toitumise all eraldi keto ja tavatoitumine. See on küll hea. Iga kord, kui avad mingi siis teema, ChatGPT mäletab konteksti selle vestluse piires. Ehk siis, kui ma näiteks võtan toitumine ja keto nagu alateema, siis ta mäletab kogu infot, mis mul sinna on seadistatud ja mis ma olen seal varem kirjutanud. Okei, ühesõnaga ma hakkan pihta. Aga et see video liiga pikaks ei läheks, siis ma nagu kõike siin näitama ei hakka. Võib-olla ma pärast teen mingi väikse kokkuvõtte, et mis ma siis siin kokku seadistasin. Nagu kell on lihtsalt nii palju juba. Kell on reaalselt 4:45 ja ma alles tegelen ChatGPT-ga, aga nagu nii põnev on. Ma algselt tegin lihtsalt eraldi chatid, millegipärast ChatGPT soovitas mulle eraldi chatit teha. Aga siis ma leidsin siit ikkagi siukse koha nagu projektid, ehk siis ma nüüd hakkasin projektidesse looma. Praegu ma näiteks võtsin selle keto toitumise ja siis ma panin sinna instruktsioonidesse panin siis kirja kõik olulise info, kõik igasugused protsendid, minu enda info, mismoodi ma toitun ja nii edasi. Ja siis ühesõnaga, et selle põhjal siis saab edaspidi ta siis mulle vastuseid anda. Nüüd ma siis ütlesin ka talle, et analüüsi minu instruktsiooni, et mis infot oleks sul veel vaja, et mind edaspidi keto teemadel aidata. Ja siis nüüd ta siis mulle siia vastas pikalt. Eks ma siis vaatan edasi. Ma ei tea veel, kui palju ma seda teen, sest tegelikult ma tahaks ikkagi oma riied ka ära sorteerida. Sest ma ei tea, millal ma teen seda, kui ma seda täna ei tee. Nii et vaatab, ma teen vast paar teemat veel ja siis jätan ülejäänud seadistamise mõneks teiseks päevaks. Et pigem hakkan riietega vast tegema. Ja ma tahaks veel täna õhtul jalutama ka jõuda, nii et läheb kiireks, aga äkki jõuab. Nagu ChatGPT kirjutas just nii motiveeriva teksti. Sa oled juba näidanud, et su sees on jõud. Sa oled naine, kes lõpetab selle lõputa restartimise ja teeb seekord lõpuni ära. Kui sul tuleb tunne, et vahet pole, siis ongi ainus hetk, mil vahet on. Sest sel hetkel sa kas teed uue sammu oma tugeva mina poole või kinnitad oma alateadvusele, et sa ei suuda. Aga sa suudad, sest sa oled kõikvõimas, kui sa võtad end kätte. Ma olen see, kes saab hakkama, mitte see, kes proovib. Nagu see oli lihtsalt nii hästi öeldud mu meelest. Nii et tasub ikkagi ChatGPT-lt seda motti otsida. Aga ma nüüd alustan lõpuks oma riiete sorteerimisega. Mul reaalselt ei ole veel välja mõeldud mingit süsteemi. Ma põhimõtteliselt lihtsalt võtan sahtel haaval või mis iganes ja hakkan vaatama, mis mul seal üldse on ja mis gruppidesse ma siis neid jaotama hakkan. Nii et jah, mul pole õrna aimugi, mis siis saab, aga proovime. Nii, põhimõtteliselt mul on siukene korvtorn, kus on minu enamus riided. Ja siis on mul veel siin hunnik riideid on riidepuu peal. Ja mul on kindlasti ka veel kuskil mingites kottides asju.
ma kõigepealt üritan nagu need siin ära vaadata. Ja mul on siin ka peidus mingid pusad ja mingid asjad. Et siit saab ka vaadata veel. Mul tegelikult oleks hädasti vaja siia veel korvtanna, sest et Rutsil on praegu riided täiesti siukestes ripuvates korvides riidest. Aga see üks kordan maksab ka mingi 70 € äkki või? Siuke tiheda võrguga, ehk siis päris kallid on. Et praegu ei ole nagu ostnud rohkem, et mul oleks endal ka vaja, aga võib-olla kui ma nüüd ära sorteerin, siis äkki mul ei olegi lähiajal enda riiete jaoks lisakorvi vaja. Aga riidepuud mul samamoodi enam väga ei taha ära mahtuda, nii et jah, oleks vaja ruumi juurde. Mul on igasuguseid pükse vanast ajast jäänud. Näiteks mul on mingid siuksed hallid püksid. Ma ei tea, kus ma näitan. Ma tekkisin näidata. Ühesõnaga, siuksed hallid püksid. Põhimõtteliselt on mul parajad. Aga mulle ei meeldi, et on siukse madala värvliga. Ma ise eristan kõrgemaid pükse. Aga need tunduvad korralikud püksid iseenesest. Kui keegi tahab, siis ma saan need ära anda. Täitsa tasuta lihtsalt. Tumehallid püksid. Et mul on siin veel igasuguseid asju. Mul on lihtsalt ühed bikiinid, mis ma ostsin, kui ma olin suht suur. Mida sa teed seal? Ja need on nagu mega suured. Ja ma olen neid ühe korra kandnud spaas. Ja rohkem ma neid saanud kanda, sest need vist ongi mega suured mulle. Aga ma ei tea, kas keegi tahab üldse kantud bikiine. Juhul peaks oma emale pakkuma. Ma ei tea, aga täiega nuinnud ja ilusad nägid seljas välja. Ja hästi hoiavad kinni ka. Nad maksid ka mingi 50 € minu meelest. Et siuke mõnest kuskilt ikkagi päris poest osatud, mitte kuskilt odavpoest, vaid ikkagi korralik bränd. Väga viisakad on. Aga ma ei tea, pean mõtlema, mis ma teen nendega. Sest et ma arvan, et ma neid enam ei kanna. Et lähevad ilmselt kas kellelegi äraandmisele või ilmselt jäävad seisma. Ma ei raatsinud ära ka visata, sest nad olid reast kallid ja ma olen ainult ühe korraga neid kandnud. Siis mul on mingeid erinevaid sukkasi. Pikad sukkad, mis ma olen kuskilt Sheinist tellinud. Aga kuna mul endal on hästi laiad sääred, siis ma ei saa neid kanda. Ma ei oska öelda, kas ma kunagi neid saan, võib-olla saan. Aga hetkel on mul sellised päris mitu paari eri värviga. Et neid võib ka minult saada, kui keegi tahab. Ma arvan, et mõnele kallimale tootele ma panen ikkagi mingi hinnaga, kui keegi tahab, et kõik päris tasuta ei saa. Aga palju asju saab kindlasti tasuta ka. Siis mul on veel siuksed mustad teksad. Need on XL suurus. Jällegist põhimõtteliselt mul parajad. Aga need on nagu jällegi madala värvliga, mis mulle ei meeldi enam. Ja need on siuksed nagu veits nagu nahkjas. Samas nagu teksa ma ei oskagi öelda, mis ta on. Aga siuksed musta värvi. Ka suht viisakad. Et ikkagi mingid kiud on nagu väljas. Need väiksed kummikiud. Õrnad nende koha peal. Ühesõnaga, ma ei tea. No kui keegi tahab, siis ma annan tasuta ära. Kui ei taha, läheb prügasti. Sest mina neid ei kanna enam. Ma leidsin oma kapist sinised teksad. Need on mul iseenesest parajad. Ma ei ole kunagi aru saanud, kas mulle sobivad sinised teksad või mitte. Mulle nagu tundub, et need kuidagi teevad mind suuremaks. Ma ei tea.
selle kõrgele panema. Nagu ma ei tea. Mul on siuke tunne, et mul ei ole mõtet seda hoida. Et ma nagu niikuinii ei kanna neid. Kui keegi tahab, siis võib jällegi küsida. Ma olen üldjuhul mingi 42 või 44 suurus. Need võib isegi 44, kuidagi laiemad tunduvad. Siuke suht XL. Mul on ikka jalad on nagu laiemad. Nii et ja ma olen suht lühikeste jalgadega. Nii et lühemad minu moodi naised, kellel on soovi, siis täitsa viisakad teksad, pole väga palju kandnud neid. Need üksikud korrad võib-olla. Ma vastan, et mul on ühed sinised teksad veel. Ja nagu, ma ei tea, äkki ma peaks ikkagi need endale võtma. Need on nagu rohkem parajad ka mulle. Nagu siuksed. Ei tea, tunduvad vist okeid. Igaks juhuks äkki kuskil mingi imelikul põhjusel vaja siniseid teksasid on olemas. No, muidu vist väga ei kanna siukseid. Ma tegin just oma suhteliselt uue pluusi katki. Nagu, ma ei tea, kas siin on näha. Juba keeruline näidata. Ühesõnaga, siin on auk. Mul jäi see korvi mingi terav nurk jäi pluusi külge kinni. Ja nüüd mu pluus on katki. Oleks peal mingid kodukaltsud selga panema, kuigi ma viimasel ajal olen tahtnud just siuksed kodukaltsud nagu ära visata, et kodus ka käia vähe viisakamate riietega. Nüüd on tulemas käes. Saan uued viisakad riided kodukaltsuks jälle, et ma tulin jalutama. Ma vaatasin kella. Kell oli juba mingi 6 läbi. Ei tahtnud nagu liiga külmal ajal tulla. Ehk siis ma mõtlesin, ma tulen jalutan ära. Et mingi 3 tundi ei ole hullu. Ruts ja lapsed läksid õue grillima. Praegu on suht tuulavik, ja tegelikult mõnus olla õues. Ja homme lubab ka ilusat ilma. Homme me Laitsesse drifti vaatama ka. Aga seda mõtlesin, ma ei hakka filmima, kuna niikuinii drifti video nüüd tuleb ülesse. Et teeks kuidagi korda mööda, et korra drifti ja siis natuke tavaelu ka. Et ei ole ainult drift. Et ma teen igast muid asju ka. Aga jah, jalutame jälle mingi 6000 sammu täis. Ja siis lähme vaatame riideid edasi, sorteerime. Mul tuli mõte, et ma räägin natuke sellest ka siin YouTube'is, et ma Instagramis hakkasin Close Friends listi lisama rohkem oma trenni ja toitumise teemasid. Et keda huvitab see, siis võib mulle Instagramis kirjutada, ma saan ka sind listi lisada. Et siis näed võib-olla rohkem minu mõtteid ja kõik, mis ma teen seoses trenni ja toitumisega. Kõik keto teemad ja igast siukest juttu. Nii et tule ka sinna ja näed ka rohkem. Ilm hakkab ka ilusaks minema. Suur pilv hakkab ka pea kohalt ära minema. Mõnus. Mul jalutas just üks tore tuttav vastu, kes on mu juures ka mitu korda pildistamas käinud. Rääkisime juttu. Ja vahepeal tuli päike ka välja. Nii mõnus. Kõik on sinine. Ta aga ikka ütles, et ma olen nii palju alla võtnud
ise vaata ei saa üldse aru sellest niimoodi. Aga noh, samas kaalunumber näitab. Nii et ju siis mingi muutus on olemas. See on alati nii tore, kui juba märgatakse. Aga noh, tegelikult välimuseks, kaalunumbriks, aga see enesetunne, see on nagu täiesti teine teema. Ja isegi võib-olla mitte nii väga füüsilises mõttes, kuigi seda ka, aga pigem nagu see, et ma kipun kuidagi ennast maha tegema, kui ma ei ole piisavalt heas vormis. Sest et minu meelest see on nagu nõrkuse märk, kui ma ei saa hakkama sellega, mis on mulle oluline. Ja mulle on oluline minu tervis, minu sihuke mingis mõttes välimus, et ise endale meeldida. Nii et ma tahan selles olla hea, siis ma olen rahul. Nii et pole midagi, lähme aga edasi. Siin suvi ka kohe tulemas, see on hea motivaator ka. Lebo! Lähme vaatame, kas nad grillivad tagaovis. Äkki. Peaks ka lihhi saada. Rütsigi tsiklit siin. Mingid hääled siin on. Hello! Pidu käib või? No nii. Vaatame, mis siin head on. Nice. Nagu mu lilled on veel elus. Wow. Nad vist jäid pilama. Need on juba välja surnud siin veits. Siin tundub, et hakkavad ka täitsa elama juba. Ja siin on väiksed pojengi pojad. Ja need nartsissid on ka elus. Nii äge. Ikka oli kasu. Ja noh, siin on tulbid, millel pole nagu ühtegi vart veel näha, aga äkki jõuab tulla veel. Ja see on midagi sees isegi on vist. Nii et äkki ikka tuleb midagi. Meil on aega, meil on külm. Aga ma samasti kana. Karl sai ka siin oma issi kaamera. Filmib siin uhkesti. Ma siin hakkasin jälle oma riideid sorteerima edasi. Ma leidsin Sheinist tellitud bikiinid ülaosa. See number, mis ma tellisin, ei olnud ka kindlasti see, ühesõnaga siin on kirjas küll L suurus, aga ma arvan, et see on nagu reaalselt mingi B-korv äkki. Ühesõnaga täiesti kasutamata, ma ei ole isegi selga proovinud, sest et need on väga väiksed. Aga need tunduvad väga mõnusad ja on see mingi lisapadi siin sees ja nende paeltega selja tagant. Et ühesõnaga kui sul on väiksemad rinnad, siis võin vabalt ära anda. Ja mul on siin veel bikiine, mida ma ise ei kanna. On näiteks, kusjuures ma ei tea, äkki kui ma võtan kaalust alles, ma hakkan seda kunagi kandma, see on isest päris äge. Ta on sükene kahes osas, ülemine osa ja siis on kõhu peal on sükene mõnus rihe ja siis alumine osa sükeste paelakestega. Okei, võib-olla ma seda tõesti kannan kunagi, sest et see on tõesti äge, mulle nagu see täiega meeldib. Aga ma ei tea. No äkki tuleb ette. Aga mis meil siin veel on? Okei, no neid hädapärast saab ka kanda. Neonroosad. Ja siis ma sain kunagi endale siuksed neonkollased sellise kummist äärega, mis siin kirjas on. Sunkist.
siuksed Venda. mm.. Vaata, mis video ma tegin. No. Mis seal videos on? Autod. Nii pime on, sa pead valgust juurde panema. Aga ma korras panen siin. Nüüd on tõesti näha, jah? Nii äge. Nagu parkla. Jah. Nii, aga ma filmin edasi. Aga vaata lõpuni, kui kaua ma tegin selle. See kestab sul nii kaua. See kestab sul 2 minutit, kuna ma ei jõua nii kaua vaadata. Nii. Ja siis sellele samale ülemise osale on ka alumine osa. Selline. Need on ka kandmata. Ma olen neid proovinud selga. Aga Nüüd ma lähen ära vaatan filmi. jällegist, kui sa tahad, siis ma arvan, et ma võin need ära anda. See on, ma eeldan, et kuskil M-suurus. Mõlemad. Et ma ei tea, mis see võib olla, mingi teekorv äkki. Võib-olla. Täpselt ei tea. Ja siis mul on üks huvitav trikoo. Seda ma olen nüüd paar korda kandnud. Selliste kanepilehtedega. Et selja taga on siuke pikem lõhik. Siuke. Ühesõnaga, selline on ka mul täitsa olemas, mida ma enam ei kanna. Täitsa viisakas tundub ka vist. Mõne koha pealt veits on nagu see maa hakanud kuluma. Aga veel on viisakas. Tasa teed. Ühesõnaga, kui midagi jääb silma siit videost ja tahad saada, siis kirjuta mulle. Ja siis ma vaatan, kas saan anda. Aga nüüd ma põhimõtteliselt sain kapi sorteeritud. Mul tuli päris palju ruumi juurde. Aga nüüd ma pean veel riidepuu pealt vaatama üle, mis seis seal on. Et ma ei teagi, kas seal üldse annab midagi teha. Tegelikult ilmselt midagi annab. Vaatame. Nüüd ma hakkan kõik järjest viskama endale siia voodisse. Ma olen nagu reaalselt siia need riided ette pandud, sest et mul ei ole siin kapi uksi. Ja mulle ei meeldi seda segadust vaadata, nii et pigem olen need riided siia ette pannud. Nii, aga hakkame vaatama. Nii, see luus. No äkki läheb vaja. See on päris tore. Siin on mul roosad püksid, millega ma abiellumisel olin. Need on mulle veel väiksed. Ehk siis abielludes olin ma veel väiksem. Nii et ma pean natuke alla võtma, siis ma saan neid kanda jälle. Ja siin on üks teine kleit, suvekleit. Selle ma võtan ka alles. Siis on veel ühed. Neid pükse ma saan isegi varsti võib-olla kanda juba. Nendega ma käisin päris palju vist üle-eelmine aasta pildistamas. Või eelmine aasta ma ei mäleta täpselt. Ja siis siukene kollane luus ka. Ma peaks riidepuid vist juurde, sest mul mitmed asjad ühest on kõigepealt. Nii, aga siis on veel ühed püksid. Need ma sain vist äkki oma õe käest või ema või minu arust ma kellegi käest sain need. Veits kotakad püksid. Nüüd vist ostsin ise, ma ei mäleta. Aga need on ka mulle veits väiksed praegu veel. Nii et mul on päris palju riideid juba olemas ajaks, kui ma olen siuke ütleme nii, et 6-7 kilo kergem. Ma arvan, et siis mulle juba lähevad päris mitmed riided selga. Mida ma ei ole isegi kanda veel saanud. Nii, jälle üks suvine pluuse.
siis on siuke pluus. Selle võiks isegi ära pesta, saaks juba varsti kanda. Võtan selle maha ja panen pesema selle pärast. Nii, see on siukene huvitav pluus. Mulle täiega meeldib selle värv. Aga ta ka paistab läbi. Ja kuna mul on veits nagu mingit seljapekki ka praegu, siis see ei ole nagu selja tagant eriti ilus, ta on hästi ümber. Ehk siis jällegist ma pean mingid kilod alla saama, siis on nagu see ka normaalne. Nii, see on väike siuke jakike. Talvine kampson. No seda läheb suvel ka ikkagi vaja. Samas ta on natuke nagu hakkab ju vanaks ja topile üks minema. No veel äkki kannatab. Jälle üks nunnu suvine kleidike. See mulle täiega meeldib. Eks ma suvel näitan teile. Siis on siukene pikk must suvine kleidike. Tagant on veits pikem. Siin on, ma olin juba täitsa ära unustanud. Ma ju käisin alles ostmas, meil pidi tulema Saaremaal fotosessioon. Aga meil jäi ära see, nii et nüüd on mul hunnik uusi riideid. Siin on mul näiteks 2 paari pükse, viisakaid. Ühed on valged, siukse tumepruuni vööga, hästi ilusad, nagu veits nagu viigipüksid näevad välja. Ja siis teised on helebeesid, hullult ilusad, mulle täiega meeldivad. Aga nüüd ma ei teagi, kus neid kanda, sest mul on nagu suur probleem see, et mulle meeldivad täiega siuksed fancy'd, ilusad, siuksed modernsed, ma ei tea, kuidas neid nimetada, nagu siuksed ilusad viisakad riided. Aga ainuke probleem on see, et ma ei käi ühelgi siuksel üritusel. Ja igapäevaselt poes käimiseks tundub nagu veider neid selga panna. Et noh, driftidel ma neid ei kanna, tööl ma nendega ei käi. Mul juhtub väga harva olema siukseid üritusi, kus ma neid saaks kanda. Ja nüüd fotosessioon ka lükkus edasi, nii et ma nüüd ei teagi, kutsuge mind kuskile üritusele. Tahaks oma uusi riided kanda. Nii, siis on siuke nunnu kampson. Seda ma kannan ka päris palju. Mulle üldjuhul meeldivad siuksed neutraalsed toonid. See on mul viimase aja siuke suurem lemmik. Nii, siis mul on siin ühed siuksed suvised püksid. Kotakad jällegist, õhulised. Ja ma sain sõbranna käest. Siis on mul veel ühed suvised kotakad püksid. Ja üks lemmik dressipluus. See kuidagi täiega meeldib. Istub ka hästi selga. Nii, mis siin veel on? Noh, siin on muidugi minu turvavest driftile. Siis on siukene pluus. Ta on ka mingi 3/4 jakike. See hunnik hakkab nii suureks minema, varsti ei saa näidata ka enam teile. Nii, siin on minu eelmise aasta Läti meediavest. Siukene. Ma ei tea, kui palju te seal kaugelt näete. Võib-olla saan sisse zoomida. Et selline on mul praegu ja nüüd ma peaksin see aeg siis uue saama. Okei. Saigi ring peale selle. Aga nagu reaalselt ma ei taha, et see video enam mega pikaks läheks. Ma olen nagu nii palju lobisenud täna ja nii palju näidanud. Et ma arvan, et ma siin edasi lihtsalt teen kiirelt, sorteerin ära. Ja ühesõnaga, kui sulle siit mingi riide see meeldis, mis ma siin näitasin, et siin on mul suur hunnik igast vanti, mis mul nüüd
jääb ootele, äkki keegi tahab, et siis kirjuta mulle. Aga praegu ma igatahes tõmban selle video kokku ja ma loodan, et sulle meeldis see, et natuke vaheldust Tristile ja pane kindlasti like sellele videole ja kommenteeri midagi ja telli mu kanalit ja näemegi juba järgmises videos. Tšau!